hommikust ja tere tulemast selle aasta viimasesse vlogi. Esiteks ma vabandan, et siin kajab, meil ei ole siin vannitoas endiselt mööblit ja nii see paraku on. Aga täna on käes 19. detsember ja kuigi on veel päris mõned päevad minna sinna aasta lõpuni, siis lihtsalt ise arvan, et kuna see nädal läheb mul alles üles see Stockholmi vlog, siis see vlog, mida ma praegu alustan, läheb küll kuskil sellel jõulunädalal üles ja siis ongi varsti juba aastavahetus, et ma kindlasti mõtlen, et äkki ma vlogin aastavahetust ja siis see video on aasta esimene video. Aga jah, see detsember on minu meelest nii, nagu selles mõttes nii kiiresti läinud, et ma ei tea, ma pole seda kaamerat põhimõtteliselt üldse kätte võtnud. Äkki ei ole olnud minu vlogimiskuu absoluutselt, aga ikkagi mõnus, et nüüd, kui tõesti jõulud hakkavad lähedale jõudma, siis natukene ikkagi aina rohkem tekib seda jõulutunnet ja täna ka ootab meid üks tore jõulupidu ja selleks me läheme õhtul Tartusse, mis on ülipõnev, sest ma ei ole nii ammu jälle Tartus käinud ja see aasta kuidagi see Tartu jõuluturg Raekoja plats tundub eriti maagiline. Nii et seda ma väga ootan, aga praegu ma lihtsalt värvin siin mingid kulmud ära. Ma sain Nordsilt uue vitamiin C seerumi. Väga huvitav, et see on niisugune läbipaistev, et üldiselt olen harjunud, et vitamiin C seerumid on hästi niisugused nagu kollakad ja pigem mitte nii vedelad, aga väga mõnus. Ja täna tegelikult on selline väga tähtis päev, mida me oleme pikalt oodanud, eriti nüüd viimasel ajal, kui meil on siin mingi ehitus alanud ja täna siis tulevad kardinad. Ja kuna nad tulevadki juba mingi 9-st, siin on, ma arvan, mingi tund aega, siis ma lihtsalt teen oma kulmud ära, sest muidu ma hirmutan inimesi. Ja siis varsti hakkan tööle, kui nad tulevad. Siis vaatame, kuidas see päev läheb. Mul vist õnneks nagu outfit on enam-vähem välja mõeldud õhtu jaoks, aga mul ei ole uusi kingi ja mingit kotti, ehk siis ma veel ei tea täpselt, mis ma teen. Sest ega mul väga palju häid variante ei ole, aga ma tunnen, et me ei jõua enam kuskile linna minna ka. Tegelikult ostsin just hiljuti mingi uue kulmuvärvi ja ma olin nii põnevil, sest mul ei olnud pikalt siin kulmuvärvi olnud. Ja mõtlesin, et need kulmud ei oleks iga kord alguses liiga tumedad, et ma võtan siis heledama värvi, kuna muidu mu nagu mu kulmude värv on lihtsalt nii hele. Ja ma võtsin lihtsalt pruuni, mitte tumepruuni ja see ei tee mu kulmudele mitte midagi. Nii et nüüd ma pean ikkagi ostma mingi normaalsema värvi, aga seniks ma pean iga päev igal ajal oma kulme värvima. Tundub, et töömeestel on täna vaba päev, sest keegi ei toimeta seal. Aga ma mõtlesin, et viimane pilguheit siis suurele aknale, kui kardinaid ei ole. Ja no ilmselt me võtame need tähed sealt ära, sellepärast, et nad on suht väljaulatuvad. Et muidu segab seda kardinat ja üldse ma mõtlen, et ma pean siin mingit asju eest ära tõstma hakkama, sest nad peavad ju saama sinna lae alla ülenisti. Ehk siis see kuusk on nagu täiega ees. Ja eile õhtul ma eelmistest nagu teistes tubades üritasin siin ruumi teha. Sest siin tubades ma ikkagi üldse ei käi praegu, siin on lihtsalt asjad. Ja kui te oleks näinud, eile oli terve see põrand asjadega kaetud. Ja täna natuke parema see pilt, ma tegin siia ikkagi 4 ruumi ja lihtsalt siin nurgas on kõik kastid ja siin toas on samamoodi. Siin on lihtsalt kõik kastid endiselt ja tegin ruumi, et nad saaks kardina panna. Aga ma tunnengi, et kuna siin ei ole neid kardinaid olnud ja ma tean, et inimesed nagu liiguvad, kuigi siin isegi ei ole nii palju inimesi, aga lihtsalt endal on nagu see, et
mul ei ole midagi seal tubades otseselt teha ja siis kuidagi, kui sa käid neid asju seal otsimas, siis sa lihtsalt kuidagi paned need ära. Aga ma ei ole otseselt mingit korda seal hoidnud ja mingit süsteemi loonud. Et nüüd see kardinate samm on, ma tunnen väga-väga oluline ja selline samm, et nüüd saab jälle edasi vaadata ja mõelda. Et muidu me oleme nagu kogu aeg oodanud, ei teadnud ka täpselt, millal need kardinad tulevad. Ja väga põnev, nagu ma natukene kardan seda, et ikkagi kui sa oled harjunud nagu mitu kuud elama ilma kardinateta ja see, kui sa paned nagu kõik aknad kardinaid täis, et siis see kindlasti muudab ruumi natukene väiksemaks, aga ma loodan, et see hubasus on see ülekaalufaktor siin, et isegi kui natuke läheb tundlikult väiksemaks see pind, aga ma tahtsin tegelikult paar nõud veel ära pesta, enne kui nad tulevad ja siis ma üritan natuke seda kuuske ja diivanit nihutada. Siin on siis esimene väiksem magamistuba ja lihtsalt päevakardiin ja lihtsalt siuke pimendav kardiin. Aga juba see, et need kardinad on professionaalselt tehtud ja pandud, on nagu täpselt see, mida ma tahtsin ja näeb mega ilus välja. Ja teisest on täpselt samasugune. Siis see niipidi, et need kohad ma jätsin tühjaks, sest tundus nagu imelik panna seda siini lõpuni välja, kui kardin oleks nagu seal ära lõppenud. Ja kardinad sinna välja panna oleks olnud ka päris imelik, nii et jätsime niimoodi. Ja mõlemal aknal on see rõdu ka, aga saab siit ilusti käia ja ilmselt need ei hakka olema sellised rõdu uksed, kus me väga tihti nagu õue käime. Ja siis lähme magamistuppa, sest see oli ka minu jaoks nagu täiesti vau, see on nagu tuba nüüd. Tada! Nagu täiesti haige, kui palju muudab seda üldpilti see, et siin on kardinad. Ja see match voodi, peatsi ja kardinate vahel on minu meelest nii hea, et ma tegin ka hea kanga valiku. Aga nagu võib-olla saite aru ka, siis igas tuppa ma valisin täpselt sama kanga, täpselt sama selle päevakardina ja lihtsalt, ma ei tea, mulle tundus palju lihtsam ja mõistlikum panna igale poole sama värv, sellepärast et me niikuinii ei tea, mis me nendest tagumistes või nendest tubades veel täpselt teeme ja mulle meeldib siuke tumepruun, beige ja need on nii pimendavad, et nüüd saab ikka suvel ka siin ikka täiesti kottpimedas põhimõtteliselt magada ja see on nii äge. Ja ma ei tea, see, et nüüd nii ilusti sõidavad siin ja ma ei pea ise muretsema nende voltide pärast väga, et nad lihtsalt ongi ilusti voltidega. Ja lihtsalt see üldpilt on tõesti palju mõnusam ja nagu olekski mingi tuba varsti valmis, et nii palju andis juurde ja ma olen väga happy. Aga grand reveal ehk siis see suur elutoa aken. It's here! Nagu, ma ei tea, kas mulle ainult tundub või see teeb palju heledamaks seda tuba või kuidagi, ma ei tea, mulle tundub, et siin on nii mõnus ja hell olla nüüd ja kindlasti annab sükest luksuslikku vaibi rohkem. Et jah, ei olnud vaja põdeda seda, et oleks toa mingi hullult väikseks teinud, sest tegelikult üldpildis nagu ruumi mõttes minu meelest ei tundunud, et läks väiksemaks. See kuusk on vaja lihtsalt natuke sinna tahapoole tagasi lükata. Et jah, minu meelest nagu väga ilus. Ja tõesti, see on ikka massiivne, see lagi siit ühest otsast. Ja siit ka nagu jätsime selle nurga lahti, kuna lihtsalt siin on juba köögikapp.
et siin on nagu siin välja, sest jah, sealt oleks lihtsalt nii sihuke imelik jupp jäänud. aga siin ka siis samasugune sihuke natuke linasest materjal ja minu meelest, oh my god, lihtsalt vaadake neid volte, noh, nii ilus. ja mul on väga hea meel, et ma valisin ikkagi selle natuke linasema kanga, sest kuidagi tundub palju ägedam ja natuke teistmoodi ja minu meelest annab sihukest luksuslikku, aga samas hästi mõnusat kodus tunnet. nii et jah, loodame, et kass ei tee nendest välja. Ta ei ole kunagi olnud mingi kardinatel ronija, aga mul pole kunagi olnud ka selliseid linasest materjalist kardinaid. aga väga-väga põnev ja äge, ma tunnen ennast nagu nii hästi siin, et nüüd kunagi mõtlen välja mingi ruloo või asja lahenduse, et siin elutoas saaks ka privaatsust, aga vähemalt saab väikestes tubades kardinad ette tõmmata, kui vaja ja täiega naudin seda. Olen vahepeal üks saanud ja ma mõtlesin, ma teen oma lokkid ära, sest ei taha jällegi, et liiga kiireks läheks selle sättimisega ja mida varem olla iseendaga valmis, seda stressivabam kogu see asjade pakkimine saab ka olema. Ikkagi ühe öö oleme ju Tartus. Olen siiamaani ära harjunud nende kardinatega. Mul on reaalselt selline tunne, nagu mul oleks uuesti uus kodu, sest see vibe on kuidagi nii teine. Aga mulle väga meeldib see. Ja tegelikult mul on ju täna põhimõtteliselt viimane tööpäev enne sellist väga-väga väikest jõulupuhkust, et pühad on siis see aasta nii hästi läinud, et on lausa 3 päeva järjest ja ma võtsin esmaspäev, teisipäev ka vabaks, ehk siis sihuke nädal aega jõulupuhkust, et loodetavasti saan siis seda natuke nautida, sest eelmine aasta ma mäletan, ma alles olin nagu tööle läinud. Ma ei võtnud mingeid vabu päevi ja siis olid ka need jõulud kuidagi vist mingi, noh, igatahes nii palju vabu päevi kindlasti ei olnud seal ja kuidagi väga kiiresti läksid need. Nii kaua, kui need lokitangid soojaks lähevad. Vaadake mu selle aasta jõuluküüsi. Nii toredad. Mul on muidugi mingi fake tan käsi praegu. Minu meelest nii ilusad küüned ja mul polnud isegi nagu mitte mingit ideed alguses, kui meile küüntesse läksin. Aga siis Pinterest, vana hea, aitas hädast välja ja ma ei tea, nii ilusti tegi mu küünetehnik. Ma olen väga-väga happy. Ei tea, ma eile õhtul pesin juukseid, nii et lokid ei taha väga siin kindlasti seista ja sellepärast ma panengi seda Wow spreid ja ka L'Oreal Professionali mingi pliispray. Et need on siuksed tekstuuri andvad spreid ja noh, see Wow oma on tegelikult üldse nagu mõeldud juurtele, et ta hoiab juuri rohkem üleval. Aga kui ma tunnen, et mu juuksed on liiga siledad, siis mulle meeldib nagu selliste toodetega anda veits lisatekstuuri. Aga mida ma tahtsin enne tegelikult nende kardinate kohta veel öelda. Et jah, me elasime mingi põhimõtteliselt, ma ei teagi, 2 kuud ilma kardinateta. See oli nagu suur investment ja võttis aega, ootamist. Aga see tulemus ja kõik see on täpselt see, mida ma tahtsin ja see oli nagu tõestus mulle endale, et ei pea kiirustama nende koduasjadega ja nagu kui mul ongi mingid väga kindlad ideed ja visioonid, et siis tulebki lihtsalt oodata ja ajapikku kõiki neid asju teha ikkagi sellisena, nagu ma tahan. Et ma olen nagu muidu täiega mõelnud, et kas peaks sinna nendesse teistesse tubadesse nagu mingid ajutised lahendused mõtlema, et seal ei oleks lihtsalt kastid. Kas peaks koridori mingi ajutise kapi ostma, et meil oleks siin rohkem kui lihtsalt see stange ja üldse nii palju selliseid asju, et kas peaks ostma mingid ajutised lahendused lihtsalt sellepärast, et oleks nagu natuke mugavam. Siis nagu see tänane kardinate asi tõestas mulle, et ei,
me saime nagu väga ilusti magatud need 2 kuud ilma kardinateta ja siis ma tunnen nagu, et see, et meil ei olnud neid mingeid ajutisi kardinaid, mingeid jyski, mingeid odavaid kardinaid, et me ei pannudki mitte midagi kardinate nagu akende ette. See ikkagi nagu esiteks kiirendas seda protsessi, et me nagu neid kardinaid hakkasime üldse uurima ja vaatama ja ongi nagu kuidagi see, et ma tunnen, et kui me paneme selle kodu mingit ajutisi lahendusi täis, siis need lihtsalt jäävadki niimoodi. Et jah, ma ise nagu tunnen, et on täiesti 2 sorti inimesi, et kas võtadki alguses mingid ajutised lahendused, siis tasapisi hakkad neid asju välja vahetama või siis sa oled nagu meie, kes lihtsalt lepib olukorraga ja lihtsalt väga nagu üks asi korraga teeme, ma mingi kägistan selle asjaga, aga et jah, väga siuke üks asi korraga, mõtleme väga-väga läbi, mis asju me tahame, kuidas me neid tahame ja nagu keda me võtame endale tegijaks. Et kardinatega ka mul läks nagu tegelikult suht kaua aega, et otsustada ja lõpuks me võtsime kardina poisid endale ja ma tunnen, et ma tegin nagu õige valiku selles suhtes, et ma ei tea, mulle meeldis, et nendega oli väga siuke vaba suhelda ja ma jäin nagu kogu selle protsessiga väga rahule. Et jah, praegu järgmine samm ongi see vannituba, millest ma olen ka nii palju rääkinud, aga jah, lihtsalt nii raske on otsustada, kes seda siis tegema tuleb. Ja sellise suure mööbliga on meil eriti kuidagi hirmus see, et sa tegelikult ei kujuta nagu 100%, et milline see hakkab välja nägema. Kuigi jah, täna on nagu nii palju igast AI asju ja värk, et sa saad nagu mingi pildi endale juba ette. Aga jah, vaatame. Minu pika jutu point oligi see, et ei ole hullu, kui me elame nagu niimoodi väga poolikus majas seniks, kuni need asjad vaikselt tulevad, sest ma tean, et need otsused ja need valikud, mida me lõpuks teeme, on need, millest ma olen unistanud ja mida ma olen oodanud ja selle arvelt me mingeid allahindlusi väga ei tee. Et siis jah, tuleb lihtsalt olla kannatlik, aga ma tegelen oma juustega siin ära. Siis teen tööd natukene veel ja ma ei tea, mingi hetk hakkame vist ennast meikima ka, et see saaks enne pimedat tehtud. Nii muidugi ma ei hakanud mingit meiki tegema enne, kui pimedaks läks, nii et nüüd ma olen täpselt sama koha peal kus hommikul. Mul on mingid smuutid siin vahepeal ja hakkame selle jõulumeikimisega pihta. Mu ainuke peegel siin vannitoas on selline. Ehk siis kogu oma meigi ma teen mingi sihukese väikse peegliga. Jah, aga saame hakkama. Olen juba mitu kuud saanud hakkama niimoodi. Oh my god, mu lemmik Armani Luminous Silk jumekas hakkab otsa saama. See on väga kurb, sest ma arvan, et ma ei raatsi seda ise mitte kunagi osta. Ma ostsin selle siis, kui ma veel L'Orealis töötasin ja sain kasutada seda oma töötajate soodustust. Aga see on tõsiselt üks kõige parem jumestuskreem minu meelest. Ma isegi ei saa aru, miks ta nagu nii hea on. Aga minu meelest mu iga kord kõige ilusam meik just selle jumestuskreemiga. Jah, ma olen autos nende lokirullidega ja ilma minule teadmata oli meil järsku kiire. Mul jäi isegi meik pooleli ja pidime linnast leegid tegema, et me jõuaks õigel ajal Tartusse. Praegu ma peaks mingi 7:20 jõudma ja kell 8 on siis õhtusöök. Ehk siis jah, natukene õnneks on ära lõpetada oma meigi, riided ära vahetada ja lihtsalt ennast lõplikult valmis panna. Aga mulle meeldib see, et mul oli terve päev põhimõtteliselt aega, nagu ma oleks võinud varem hakata meikima.
ja ma ei teinud seda ja siis lõpuks läks ikka nagu kiireks, et ma lihtsalt viskasin mingid asjad kotti ja ma ei tea, kas mul on kõik asjad kaasas. Aga nii masendav on see, et nagu terve see tee on lihtsalt sõidadki mingi full pimedas udu sees. Nii halb nähtavus on ja üldse sellist helget jõuluvibe ei ole. Ma arvan, et kõigil on koppes sellisest jutust, aga paratamatult see mõjutab seda, kuidas sa nagu ennast tunned. Aga me ikkagi ootame seda jõulupidu ja ma ootan nüüd seda toitu veel rohkem, kui ma enne ootasin. Aga Marko läks praegu mulle kohvi võtma ja midagi näksimiseks, sest meil on veel tegelikult tund aega sõita. Nii et jah, sain siin viimased mingid töö asjad ka tehtud või noh, ma ikkagi otsustasin, et ma loovutan oma puhkusepäevast natuke mingit aega, et esmaspäeval veel üle asjad vaadata, sest nii palju lahtiseid otsi jäi ja ma ei tahtnud nagu mingi reede õhtul hakata kirjutama teisele tüdrukule, et kuule, tee neid asju, sest lihtsalt see seletamine oleks võtnud rohkem aega kui see, et ma võtan esmaspäeval selle aja. Päev on käes, jõulupidu on peetud ja meid tervitab nagu täiesti hall ja vihmane Tartu, aga eilne pidu oli siuke rahulik. Mul lihtsalt endal ei tulnud mingit siukest suurt peohooga peale ja siis lõpuks ma lihtsalt tahtsin juba raamatut lugema ja tuttu tulla, aga ikkagi me magama läksime ikka mingi kell 3. Ehk siis, ma ei tea, mingi 7 tundi magasime. Ehk siis vaikselt hakkab energia sisse tulema, lähme kohe sööma ja siis plaan on ikkagi natuke Tartus ringi käia. Ja sellepärast ma olengi natuke kurb, et nagu vihma sajab. Ja see hotell, kus me oleme Storpetis, meil on mingi sviit vist ja see vaade siit on nagu ülihea, nii palju aknaid ja ma lihtsalt kujutan ette, kui saaks ilusat laia lund ja siis sa vaataksid seda Tartu linna, oleks täiesti maagiline ja praegu on selle asemel lihtsalt pime ja vihmane, aga tere hommikust Tartu. Aga lähme käime söömas ära, check out, ma arvan, et on kell 12 või 11, ma ei tea, aga loodetavasti saab rohelikult ikka veel süüa ja siis Tartu päevakene. Luues on kahjuks lihtsalt täiesti masendav vihmane ilm, nagu liiga hull vihm, et kuskil jalutama minna praegu, et me tulime lõunakasse. Vaatame mingid jõulukingi värki ja ma loodan, et see vihm jääb järgi, sest ma ikkagi satun nii harva Tartusse, et ja see aasta mulle tundub, et see Raekoja plats on nagu kuidagi väga ilusaks tehtud, et tahaks ka näha. Sain ka oma jõuluturu või tähendab, jah, vist ikka on jõuluturg külastuse, vihm jäi üle. Siin on nagu 0 inimest. Ma ei tea, miks mul oli siuke mulje, et nagu mind kogu Eesti rahvas on see aasta Tartu jõuluturul, nii et väga hea marketing. Aga jah, eks ta oleks lumega ilusam, aga samas ikkagi tore. Saab siin, võtsime lõunakast kohvi ja
vist peal. Oi, see on märg. Ja nii me olemegi tagasi Tallinna poole teel. Ma lihtsalt ei suuda ära imestada, kuidas mul saab olla selline väsimus ja uni. Mu silmad lihtsalt on terve päev valutanud, sest ma tahaks nüüd kinni panna. Ja magasime nagu põhimõtteliselt 7 tundi, mis isegi ei ole vähem kui ma tavaliselt. Lihtsalt kuidagi mega väsimus hakkab tulema sellest, et pole üldse päikest näinud ja võib-olla polegi nagu välja puhanud ennast kunagi. Aga me oleme jälle siin Adavere tanklas, Marko läks midagi juua võtma ja ma lihtsalt üritan siin mingite piltide ja asjadega tegeleda, mõtlesin, et loen raamatut, sest jah, nii pikk sõit on see ikkagi, et kui sa oled nii väsinud, siis on nii raske olla üleval, aga ma ei tea, ma ikkagi alati tunnen, et kuna ma tean, et Marko on ise ka nii väsinud, et ega tal pole ka lihtne sõita ja eriti kui ma mingi magan siin kõrval, nii et ma hoian ennast üleval ja ma ei tea, mis kell me jõuame, ma arvan, 4 me jõuame koju, siis ongi juba täitsa pime, mõtleme siin tee peal, mida õhtuks süüa teha ja ma arvan, et me täna äkki lähme sauna ja lihtsalt rahulikult puhkame, teen vlogi valmis ja siuke chill vibes, aga ma ei tea, mis teema sellega on, et nagu kõik viimased korrad, kus ma minu meelest olen Tartus käinud, siis kuidagi üldse ei vibe'i selle linnaga, mul on iga kord siuke tunne, ma tahaks juba ära minna. Et noh, ma ei tea, võib-olla ongi see, et kui sa oledki nagu ise mega väsinud ja võib-olla ei tee mingeid nii erilisi ägedaid asju, siis kuidagi mulle tundub, et see on nii mõtete linn ja nagu jah, kõik nagu mingid kaubanduskeskused ja mingid teatud kohad lihtsalt mulle tunduvad nii nagu vanad või mida pole suudetud uuendada, mis on minu meelest nii veider, et nagu mingid Tartu linna kõige suuremad keskused näevad kohati siuksed välja, et nagu neid polegi mingi 10 aastat uuendatud. Et jah, see on nii veider. Ja noh, see eilne hotelli või nagu meie hotellituba ka, et fuajee on nii ilusti nagu kaasajastatud ja tuba ise oli lihtsalt mingi, ma ei tea nagu mis ajastus kinni oleks. Kuidagi jah, minul nagu pole üldse kunagi tekkinud Tartuga siukest sidet, et ma tahaks nagu seal väga aega veeta. Ja noh, tegelikult ma täna tahtsingi nagu mõtlesin, et teeme siukse mõnusa Tartu päeva, et käime seal Raekojas, siis lähme kuskile, võtame mingist pagarikojas midagi, käime söömas, aga nagu kuna me oleme nii väsinud ja ilm on nii halb, siis me kõike neid asju ei teinud ja nüüd on jälle jah, kuidagi siuke, et tahan lihtsalt koju, et siis ei saanud ka siukest mingit mega positiivset längut, aga me käisime Kalevi poes, ma ostsin lihtsalt mingeid lambiseid komme ja asju koju ja see oli tore ja noh, eks kindlasti Tartus on toredaid kohti ja asju ka, lihtsalt ma ise ilmselt ei ole siukseid vastavaid plaane nagu osanud teha või jah, ei ole osanud seda linna võib-olla nautida niimoodi. Hommikust on asi kaugel ja ma vabandan, et ma pean praegu telefoniga filmima, sellepärast et ma võtsin kaamera ilma mälukaardita kaasa ja kuigi ma ei ole praegu kodust kaugel, siis ma ei taha tagasi sõita, sest ma niigi olen enda jaoks graafikust maas. Ma oleks tahtnud juba ammu kodust välja liikuda, aga käes on meil 23. detsember ja
mingi onuke tuleb siia kõrvale kohe. Ja täna on ametlikult see päev, kus ma hakkan päriselt ette valmistama jõuludeks, ehk siis klassika päev enne. Aga ma lähen täna linna, ma ei ole käinud mingi 4 päeva linnas ja juba on siuke veider tunne. Aga ma lähen ostan oma venna ja õe lastele kingid ära ja mul on vaja mööbel tuua, mida ma siis rendin ja siis veel mingeid söögiasju kõike, sest nad tulevad homme jõuludeks külla. Ehk siis selline väga suur seltskond esimest korda minu juures, aga mul on väga põnev, et nagu hostida neid jõule, sellepärast et see on miski, mida ma olen alati tahtnud teha. Ja nüüd on lõpuks nagu, ma ei tea, selline tunne, et on nagu piisavalt ruumi või vähemalt peaks olema, et me mahuks ilusti ära, aga lihtsalt kuna mul on 4-kohaline laud, siis sellega nagu väga ei mängi välja, et siis ma võtsin mõned toolid ja laua juurde, mida ma siis täna saan kätte ja siis peale pühivist saan tagasi viia. Aga täna on isegi -3 kraadi, mis on nagu nii tore. Ma täiega loodan, et homme on ka siuke krõbe ilm, sest isegi kui ei ole lund, siis see krõbedus on nagu palju mõnusam kui see mingi, et vihma sajab. Aga ma hakkangi nüüd linna liikuma ja ma ei tea, ma arvan, et ma väga ei suuda võib-olla jooksvalt vlogida. Aga ma tahtsin lihtsalt natukene teiega jutustada, sest ma paar päeva vist ei ole jälle rääkinud, aga see ongi siuke aastalõpu vlog, jõulude vlog võib-olla ja nii palju vlogin, kui ma saan. Ja lähme vaatame, mis ma siis leian. Vahepeal tundus, et ma jõuan nii kiiresti oma asjad tehtud, sest ma seekord tegin endale eile kõik, panin nagu kirja, mida ma kellelegi tahan kinkida ja ma tegin sellised Canvas nagu igale ühele eraldi lehe ja siis paningi need asjad sinna, mis ma mõtlesin. Ja täna ma läksin lihtsalt poodi, ostsin asjad ära, järjest niimoodi kiirelt käis see asi. Aga siis lõpuks kuidagi ikkagi, ma ei tea, toidupoes läks vist kõige kauem aega ja nagu see ringi sõitmine lihtsalt võttis aega. Aga ma sain kõik oma vajalikud asjad kätte. Mega palju rahvast oli kaubanduskeskustes. Ma pole vist Rocca parklat mitte kunagi nii täis näinud, nagu see oli täna. Just see, et tavaliselt inimesed nagu suurem osa ei viitsi sinna katuse parklasse millega pärast parkida, kus ma tavaliselt alati ise pargin ja täna see oli ikka nii täis. Ja jah, aga sai nagu selles mõttes läks poodides käik läks edukalt. Ja kõik asjad leidsin vist põhimõtteliselt üles, mis mul nagu kuskilt netist välja olid vaadatud. Välja arvatud üks asi, sest H&M valmistas mulle pettumust sellega, et ma tahtsin oma õelapsele, tahtsin talle osta musta värvi ühte meigikotti, mis oli täiega ilus. Aga seal H&M-is olid nagu mingid väga üksikud meigikotid olid alles ja ükski polnud nagu temaliks, et ma ei hakanud talle mingit roosat ja väga girlit meigikotti ostma ja siis ma ei leidnudki nüüd. Aga ma hakkangi nüüd pakkima neid asju ja vaadake lihtsalt, kui oli mingi reaalselt mitmemeetrise selle 1x5 meetrit on seda paberit. Tahtsin täiega Hemtexist nagu sellist Hemtexi jõululikku paberit, aga seal olid jällegi väga paljud asjad olid otsas ja see kõige parem, mis ma leidsin, oli selline sinine.
ilusat jõuluhommikut. Loodan, et kõigil on tõesti väga-väga ilusad jõulud ja mina olen natuke juba paanikas, sellepärast et mul on ainult 2 tundi aega, kuni mu külalised tulevad ja mul ei ole ükski toit ahjus peale kaneelisaiade. Aga ma ei tea, ma ise tunnen, et kartul ja porgand on nagu need, mis võtavad kõige kauem aega ja siis liha on mul niikuinii selline, et tuleb verivorst ja siis mingi eelküpsetatud sealiha, sest ma ei julgenud riskida sellega, et ise nagu mingi see täiesti toores sealiha osta ja siis seda kuidagi maitsestada ja siis loota, et see tuleb välja, sest ma ei ole seda mitte kunagi teinud. Ja siis ma võtsin mingit kana ka igaks juhuks, et need ei tohiks väga kaua valmida. Aga jah, ma olen natuke juba paanikas, sest ma tahtsin veel teha mingeid pitsarulle ja noh, ma peaks tegelikult seda lauda sättima. Ma veel ei tea täpselt, kuidas ma kõik seda sätin ja peaks tegudele hakkama, aga avasime hommikul Markova oma kingitusi. See oli väga nunnu. Ta ostis mulle või siis pigem meile, sest ma arvan, et see on siuke asi, mida me hakkame koos rohkem kasutama. Selle Polaroidi kaamera ja me tegime juba hommikul esimese pildi. Ja see jäi minu meelest nii nunnu, siuke väga wholesome ja me mõtlesime mingi albumi osta, kuhu siis koguda neid pilte. Aga jah, nüüd ma hakkan kiiresti tegutsema ja ma arvan, et ma ei jõua teiega rääkida väga enam mitte midagi. Jõulud. Esimesed jõulud on peetud ja arvata oli, et ma ei jõua teiega mitte midagi rääkida, sest nagu mul läks isegi selle valmis sättimise ja kõigega väga palju kauem aega, kui ma arvasin, nii et põhimõtteliselt kui kõik kohale jõudsid, siis polnud mitte midagi valmis ja me hakkasime plaanitust väga palju hiljem ikkagi sööma. Üldse jah, väga palju läks see ajakava üle. Sest lihtsalt ma väga optimistlikult arvasin, et ma jõuan nagu kella 3 ilusti valmis kõik. Aga nii ei läinud, aga lõppkokkuvõttes oli ikkagi väga tore ja nii äge oli nagu oma pere siin kodus hostida, et sain kõigile korraga oma uue elamise ära näidata, mis oli väga tore. Ja siuke tore jällegi üle pika aja koos olemine, sest ma ei mäleta, millal ma viimati nägin üldsegi kõiki korraga. Et jah, siuke tore ja nagu alati minu meelest nüüd, kuna me oleme, nüüd kui oled ise ka ikkagi vanemaks saanud, siis nagu põhirõhk ongi alati nagu lastekinkidel ja siis on nii põnev vaadata, et mis siis lapsed jõuludeks saavad ja see on alati väga tore ja ikka toredaid kinke said. Ja pere vahel me tegime siis seda White Elephanti ja päris ägedad pakid said kokku, me tegime seda esimest korda siis sellisena ja mina sain endale ühe suure puuviljakausi, mis on ülihea või noh, see ei pea puuviljakauss olema. Tundub, et kõik jäid õhtuga rahule, see kuidagi läks jälle nii kiiresti ja me ei jõudnud isegi koos mingit perepilti teha, kuigi ma isegi mõtlesin vahepeal, mul oli meeles, et võtta see statiiv välja ja nagu oleks lihtsalt selle pildi ära teinud, aga ei, et esimesed jõulud on peetud ja uskumatult väsitav on päeva lõpuks olla, aga samas nagu häid emotsioone on ka nii palju ja ikkagi see on selline üks päev aastas, mis on eriline ja kindlasti jääb meelde. Täna on meil jõulud number 2 ja ma hakkan siin just sättima lauda, mul on kõik toidud valmis, klassikaline kartul, kapsas, sealiha ja verivorst. Ma olen natuke anxious, sest ma ei tea, kuidas ma selle laua sätin, ma ei ole nagu mitte midagi planeerinud selles mõttes, aga vaatame, mis siit välja tuleb.
aasta lõppu. Homme on aasta viimane päev ja on aeg see aasta viimane vlog kokku tõmmata. Loodan, et oli tore vaadata ja suur aitäh kõikidele, kes see aasta on, ma ei tea, siia kanalile tulnud, on siin püsinud või kui te olete mingid esimesed jälgijad ja ikka viitsite neid vloge vaadata, siis ma olen kõikide eest mega tänulik. Ja väga põnevil, et mis uuel aastal hakkab toimuma. Kindlasti väga palju jällegi koduteemasid ja üldse uus elu selles mõttes, et nüüd aasta lõpus oleme seda natukene maaelu juba saan nautida. Aga jah, kuna see vlog on päris pikk, siis ma siin pikka juttu ei tee. Loodan, et kõigil on tore aasta lõpp ja väga ilus uus aasta algus. Ja näeme juba uuel aastal uute tegemistega. Tšau!